Kas vähimärk on seotud hirmude ja ülitundlikkusega? Mis on selle märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle vähimärki, räägin vähimärgi energiast. Ma teen seda veidi sügavamal tasandil, ehk tegemist ei ole siis päris klassikalise sodiaagimärgi kirjeldusega. Sodiaagimärgid on iseenesest 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese. Me võtame neid energiaid vastu ja me jagame neid energiaid ka välja. Ja me oleme mõjutatud kõikidest sodiaagimärkidest. See tähendab seda, et me kõik oleme mõjutatud ka vähi sodiaagimärgist, vähienergiast. Seda küll igaüks veidi omal moel. Ja võib-olla sul on näiteks sünnikaardis mõni planeet vähimärki sattunud, siis kui sa sündisid, aga kindlasti on sul mingisugune astroloogiline maja vähimärgis. Astroloogilised majad on meie loomise ruumi sektorid ja iga astroloogiline maja kirjeldab mingisugust teatud meie eluvaldkonda. Ja nüüd selles eluvaldkonnas, mis on meil mõjutatud vähimärgist, me hakkame igal juhul ilmutama vähile omaseid omadusi. Vähimärki seostatakse automaatselt sageli intuitsiooniga, et vähimärk võrdub intuitsioon, siis see ei ole päris õige, sellepärast et vähk on tegelikult seotud instinktidega. Vähk esindab eelkõige instinkte. Intuitsioon on nüüd instinkti kõrgem väljendus, aga selleks, et me jõuaksime intuitsioonini ja saaksime intuitsiooniga kontakti, on meil esmalt vaja läbi töötada instinktid. Ja selleks, et hakata läbi töötama instinkte, on meil vaja kasutada intellekti. Nüüd vähimärgiga seondubki 3 märksõna: instinktid, intellekt ja intuitsioon. Vähimärgis tuleb meil lahustada igasugused erinevad kiindumused ja vabastada ennast turvalisuse illusioonist. Kui sa mõtled looduses vähi peale, siis see vähk on oma sellises paksus tugevas koorikus peidus, kogu maailma eest peidus. Aga töötades läbi vähimärki, me hakkame vabastama ennast sellest turvalisuse illusioonist. Ja me peame sisuliselt nagu sündima. Me vabastame ennast ema lõksus selleks, et sündida, kasvada iseseisvaks. Märgi kõrgem potentsiaal võimaldab meil jõuda sellise, võiks öelda, absoluutse teadvuse tasandini. See on selline teadvuse tasand, kus me tõepoolest tunneme, et me kõik oleme siin omavahel seotud, me kõik oleme tervik ja me oleme kosmoselapsed. Esmalt aga me puutume tõenäoliselt kokku ikkagi vähimärgi varjupoolega, milleks on solvumised, kibestumine, selline kivistunud olek, klammerdumised, manipuleerimine. Ja me oleme nagu lõksus, kus me kardame sündida. Aga ometi see sünd tuleb meil läbi teha ja meil tuleb sinna maailma astuda, meil tuleb kasvatada iseseisvust ja meil tuleb teha eraldus oma bioloogilistest juurtest. Me võime olla väga klammerdunud oma bioloogiliste juurte külge, aga meil tuleb see eristus teha, et me saaksime leida selle päris oma mina, et me saaksime iseseisvuda, et me saaksime suureks kasvada. Alguses sellel teel me nõuame tõenäoliselt seda kaitset väljastpoolt. Me nõuame kaitset, me nõuame oma isekate soovide rahuldamist ja kui seda ei tule, siis me solvume, kibestume või manipuleerime, et saada seda, mida me tahame. Aga alguses me tõepoolest otsime seda kaitset väljastpoolt, aga hinge kasvades me hakkame ise seda kaitset pakkuma. Vähimärki võimaldab meil jõuda täieliku usalduseni, ehk usalduseni elu vastu. Ja ka meie kodu saab tegelikult hoopis teise tähenduse, et see ei ole enam selline suletud kaitsev kookon, kus ma olen kogu maailma eest peidus,
vaid me avaneme ja me võtame maailma vastu. Me ei karda enam, me ei võõrista enam, me oleme iseseisvad ja me julgeme seda maailma vastu võtta. Kõige parem on jälgida ennast, et kuidas sinu elus ikkagi siis see vähimärk töötab või millist võimalikku elusektorit ta võib sinu elus puudutada, on jälgida ennast sellel perioodil, kui nüüd transiitne päike läbib vähisodjaagi märki, mis on siis igal aastal umbes ajavahemikul 20. juunist kuni 20. juulini. Just sellel ajal jõuab meieni võimendatud vähimärgi energia. Ja pane siis sellel ajal eriti tähele, kui sa solvud, kui sa kibestud või kui sa kardad teha mingeid uusi algatusi, kui sa tahad olla oma sellises turvalises ruumis, siis sul on võimalus neid vähimärgi varjupooli läbi töötada ja kasvatada endas usaldust, sest vähk on seotud sellega, et me kasvatame endas usaldust ja me võtame kasutusele intuitsiooni, et me ei toimi ainult instinktipõhiselt, aga me kasutame intuitsiooni. Ja sellised mõtted sulle vähimärgist. Kuula kindlasti ka teiste sodjaagimärkide videosid. Kui soovid isiklikku sünnikaarti või tulla astroloogiat õppima, siis minu kontaktid leiad siit video alt ja kui sulle meeldis see video, siis pane kindlasti like, telli kanal ja ka sõpradega. Olen sulle tänulik ja näeme juba järgmises videos.